Tuimestuseks kasutame Xylonor 3% lahust. See on väikese adrenaliini lisandiga lokaalanestheetikum. Igeme piirkond muutub valkjaks ja anesteesia areneb kuskil minuti jooksul. Vaatleme piirkonda, kust kevadel ekstraheerisime hamba. Piirkond on kenasti paranenud. Küsin, kuidas paranes see kevadine hamba väljatõmbamise koht? Täiesti hästi. Nii, okei. Praegu ajame juttu, ootame, kuni see tuimestus hakkab mõjuma. Aga selle hamba osas kurdate tugevat valu, mis ei reageeri põletikuruhule, valuvaigistitele. Kui mitu päeva see valu kiusab siin hambas? 6 aega. 6 aega, okei. Ja ega siis muud polegi, kui on ka selline väike periostiidi leid, et selline turse tugev valu. Kui ma praegu katsun, kas see valu on natukene muutunud? Tuimestus on mõjunud, okei. Aga haarame siis hambatangid ja metoodika selline, et kõigepealt fikseerime hamba tangide vahele, siis adapteerime ehk tangid, hammas ja minu käsi siis leiavad teineteist, siis roteerime ettevaatlikult ja lukseerime ja ekstraheerime. Niimoodi need asjad peaks toimuma, aga nüüd hakkame peale. Tehke uuesti suu lahti. Nii. Oleme hamba fikseerinud. Praegu õrnalt roteerime. Hammas on liikuv. Ja õrnalt hakkame avaldama piki suunas tõmmet ja saime hamba eemaldatud. Nii, kuidas te ennast tunnete? Hindame veritsust, hamba looži. See on normaalses seisus. Vahetame tampooni tessainega. Nii, aga nüüd hoidke igemeid koos, et nagu suu kõvasti kinni, et see tups püsib seal eemaldatud hambaugus. Ja edasi pole muud, kui õhtu jooksul loputada suud kas või lillatera veega ja jälgime, et kui tekib palavik või veritsus püsib ka homme, et siis peame midagi välja mõtlema, aga praeguse kursi järgi ta tuli ilusti meil välja ja muud polegi, kui siis see režiim, et siin 3-4 päeva ikka loputada suud ja seda igeme auku lillatera veega ja jälgime. Kuidas te ennast praegu tunnete? Olgu, ega midagi, et siis andke teada, kuidas asjad on ja kui on mure, siis kindlasti andke teada. Hammas vaatlusel on terve ning ei ole jäänud mõnda murdunud segmenti igemesse. Ja sellega saame selle protseduuri lõpetada. Ei ole just tavapraktika, et patsient kutsub koju perearsti hammast eemaldama, aga aastate jooksul selline kogemus on tekkinud ning ega muud ei olegi kui hambaekstraktsiooni tangid, anesteetikum, süstal, desoaine, tampoonid ja saame patsienti aidata niimoodi tema kodus. Patsiendi elukondliku situatsiooni tõttu ei saanud kuidagi pöörduda lähema hambaarsti
vastuvõtule. Sinna on ka siit 70 kilomeetrit.